Kuidas läheb autokaubanduses, kas aasta alguse masendusest on üle saadud, kas ikka registreerimistasud ja aastamaks on nii ülemäära kõrged? Vastuseid otsime mobiilautokeskusest. Autokeskus ise on aga otsustanud hoopis laieneda. Tartus on ideaalis valmis teha maja, aga hetkel alustame, siis me oleme Tallinnas olnud 27 aastat, meil on päris palju hakatud Tartust tellima ja nüüd see kogu logistika on läinud juba sedavõrd koormamaks, et tundus nagu esimese sammuna mõistlik teha sinna lihtsalt vastuvõtu- ja väljastuspunkt. Ehk täna Euroopast autod tulevad juba otse Tartusse, ettevalmistused tehakse Tartus ja kui varasemalt inimesel veel oli kuidagi mahutatav tulla Tallinnasse autole järgi, kuigi me ka pakume sinna saatmist, siis väga paljudel on jätkuvalt soov tulla vestlusele eelnevalt ja seda nüüd saab Tartus teha Lõuna-Eestis, et ei pea selle pärast Tallinnasse tulema. Kus siis Tartus saab teie inimeste poole pöörduda? Turu 34B on meil aadress, jah. Et kodulehel on kõik kontaktid olemas, seal on Tartus oma inimesed, helistada, läbi minna, rääkida ja siis ka loodetavasti mõne järgast auto kätte saada. Nii et kui inimesel tekib mingisugune huvi mingi auto vastu, mida ta on internetist leidnud ja tahab kindlasti suunavaid küsimusi esitada, siis võib julgelt nende samade Tartu inimeste poole pöörduda, kui ta on Lõuna-Eestist pärit ja siis juba saavad inimesed teda aidata selles suhtes. Jaa, no üldiselt meil on arvutiprogramm ehitatud üles selliselt, et seda on hästi loogiline kasutada ja saada sealt küsimustele vastuseid, aga nagu ma ütlesingi, et on jätkuvalt inimesi, kes võib-olla ei saa arvutiga nii hästi hakkama või kes soovivad tulla veenduma või üle rääkima, siis jah, selleks on nüüd Tartus võimalus. Nüüd aga konkreetsemalt nende maksude juurde. Kas sellega on asjatu ostjad ära ilmutatud? Kui nüüd vaadata, mida inimesed ostavad ja tellivad, siis eelkõige ongi pistikhübriidid ja mis siis on sisuliselt kas siis bensiini või diiselauto, et inimene ei pea ostma endale elektriautot, mida jätkuvalt väga paljud kardavad, mida me tegelikult soovitame ja mille maks on nagu eriti madal. Mitte, et kellegele meeldiks maksta, aga see on üle elatud. Me räägime 150 eurost registreerimismaksust ja 50 eurot aastamakseks. Aga pistikhübriididel, siis, millel on pandud juurde nii-öelda väike patarei, millega saab sõita kuidas kellegil 50–100 kilomeetrit, siis nendel on CO on väga madalaks aetud selle esimese 100 kilomeetrit CO ja sellest tulenevalt on automaksud, räägime paarist 100 eurost. Näiteks Audi Q5, mille registreerimistasu on 785, aastamaks on 218. Või siis eestlaste suur lemmik BMW X5, mille registreerimistasu on 1472 ja aastamaks on 430. Et need on need numbrid, mis auto hinda arvestades, viimase puhul me räägime 55 000 autost, et ei ole suured protsentuaalselt. Tavaline diisel BMW 320 2018 aasta, aastamaks on 281 eurot ja registreerimistasu on 1000 eurot. No tegelikult ei ole ju väga kiirmutavat summad arvestades auto hinda. Jah, nii nagu ma eelnevalt ütlesingi, et see on nüüd see sama, mis vanasti oli, et ei pea selle pärast ostma ilmtingimata elektri- või pistikhübriid, et lihtsalt tuleb vaadata neid õigeid kaale ja CO-si ja on võimalik leida, kui on see lisakulu oluline, aga suures pildis ega tegelikult midagi nagu oluliselt kallimaks ei läinud ja teistpidi autode hinnad on vahepeal langenud. Et Euroopas on majanduslangus, et tegelikult täna on võimalik osta autot kogusummas odavamalt koos maksuga, kui see oli eelmine aasta ilma maksuta. Meie autokaubanduses on väga palju levinud praegu pakkumised, kus siis see müüja väga kutsub enda juurde ja kiidab seda, et maksab tema eest registreerimistasu. No vaevalt, et see nii lihtsalt ikkagi käib, et kuidas teie puhul on, kas teie maksaksite ka näiteks registreerimistasu kliendi eest ära? Jah, ei soovi kellegi peale näpuga näidata, aga me saaksime samamoodi teha, aga lõppkokkuvõttes ega see registreerimismaks kuhugi ei maksa kao, ükski automüüja seda enda taskust ei maksa ja see on lihtsalt eelnevalt lisatud auto hinna sisse. Küll siinkohal soovin juhtida tähelepanu, et kui automaks maksta registreerimistasust siis otse Transpordiametisse ehk Maksuametile, siis on võimalik eraisikutel võita käibemaks. Ehk et isegi kui võtta see automüüja kaudu, siis mitte lasta seda automüüjal maksta, sest siis lisandub käibemaks ja eraisik ei saa käibemaksu tagasi. Seegi oleks võit kliendile, seda tasuks silmas pidada, kellel huvi siis mobiilautokeskus on avatud ja internetis tellimine saadaval ju ööpäevaselt 7 päeva nädalas.